Ma olin ülekaaluline ja siis ma võtsin kaalus järjest alla ja vaatasin, et kõht hakkab rippuma. Ja ma ei olnud tegelikult päris kindel, kas on vaja kõhuplastikat. Ma mõtlesin, et äkki on lihtsalt mul veel rasva palju, et äkki saab midagi muud moodi ka ja siis ma olin 96 kilo, sain 84 kilo peale, ma lugesin netist igalt poolt, mida teha ja kõhuplastika ja tammitak oli kogu aeg igal pool USA gruppides ja nii, siis ma mõtlesin, et okei, et ma uurin. Vaatasin Eesti silukirurgia grupist Facebookis nagu ja vaatasin Health Clinic käis igalt poolt läbi ja siis ma otsustasin, et okei, ma tulen konsultatsioonile ja vaatame, et kas see on see lihtsalt pekk või on see vaja nagu ikkagi kirurgiliselt eemaldada. Ma arvan, et kardetakse kõige rohkem seda armipikkust, et see arm on ikkagi puusast puusani ja et see hakkab välja paistma või kuidas lõikus läheb. Mulle on küsitud ka, et kuna ma nopiõde on küsitud, et kuidas see narkoosiga, äkki ma ei ärka üles, äkki mul tekib sisemine verejooks, siis ma kõik, et kullake, sul lõigatakse lihtsalt nahk lahti, lihased õmmeldakse kinni, keegi su kõhtu sisse selles suhtes ei lähe, et need ei ole põhjendatud hirmud, mina olin. Ja see armipikkus, see jääb nii alla, see jääb nii püksi, et kui sa just täitsa nagu paljalt ei käi, siis vahet ei ole. Ja teine asi on see, et see arm on nii väike sellega võrreldes, milline su kõht välja näeb pärast seda, et see on minu meelest ka, ja see läheb nii peenikeseks valgeks triibuks, et ma arvan, et ei pea üldse muretsema selle pärast, et ta näeb tõesti, mina olen praegu, mul on 2 kuud on hoopis põhimõtteliselt möödas natuke rohkem ja juba see arm on nii ilus, et paista üldse välja ja naba on ka nii imeilus, et ma ei tea, ma ei näe põhjust, miks peaks muretsema või kõhklema või kartma ja kui need on, siis peaks kindlasti arstiga rääkima sellest ja kõikidel asjadel saad kohe vastused. Ma alguses ma teadsin, et ma tahan Martini juurde tulla, sest tema nimi käis hästi paljudes gruppides läbi ja kui ma nagu guugeldasin, siis ma leidsin, et on Health Clinic, aga ma leidsin, et on ka Adams Group on ja siis ma ei olnud kindel, et kuhu ma pean tulema. Aga mul sõbranna käis doktor Simmo juures rinnasuurendusopil ja tema oli nii rahul, ta kiitis seda, kuidas temast tunti huvi ja seda kliendi koordinaatori tööd ja kõike seda, siis ma olin nagu okei, Health Clinic vaatan ja ma läksin kodulehele, seal oli kõik info olemas, seal oli kõik opi kohta, kuidas, miks. Mulle väga meeldis see, et oli seal kirjas, et see ei ole kaalulangetusopp, kõhuplastika just, et ma pean ise enne vaeva nägema, kui mul on saavutatud see sobiv kaal, mul on saavutatud see, et ma ei soovi enam lapsi näiteks, et kõik need asjad olid kirjas, et ma pean ennem juba mõtlema sellele. Ma vaatasin seda vist eelmise aasta septembris ja siis ma veel ootasin 2-3 kuud, lugesin veel hästi palju erinevaid kohti, aga Health Clinic oli see, kus ma sain nagu kodulehel kõik selle info juba kätte, vaatasin neid videosid teiste klientide poolt ja siis paningi aja ja tulin. Ma ei jagu sõnu, kui hea arst on. Lisaks nagu inimesena me töötame koos opitoas ka ja ta on tema rahu ja see selline mõnus huumor ja samas see just selline rahulikus, kindlameelsus. Ma olin näinud, kuidas ta lõikusi teeb, et mul ei olnud isegi mingit teist valikut või mõtlemist, et kelle juurde ma võiksin minna. Et ma teadsin, et ma tahan tema juurde tulla ja kui ma tulin, ma olin tegelikult enda jaoks nii palju ära juba mõelnud ja uurinud, et ega mul väga palju küsimusi ei olnudki. Mul oligi lihtsalt see, et vaata, on lõikuse kõlbulik. Leppisime kokku ka, et kui ma eelmise aasta detsembris käisin, et ma võtan veel alla, ma ei taha veel kohe tulla, et tulen järgmine sügis ja kevadel käisin ka korra veel lisaks veel kinnitust saamas, nagu, et jaa, teeme ja kõik on okei ja ma olen nii rahul, et ma tema valisin, et ka pärast oppi tuli, küsis, kuidas on, rääkis oppipäeva hommikul ja mulle jagus on täiesti super arst ja noor meesarst teab, kuidas naistikku ilusaks teha, ma arvan. Kui ma ärkasin,
ma olin seal ärkamistoas või recovery's, kuhu nad viivad, siis mul oli meeletu vappekülm, sest lõikus on pikk ja siis ma olin küll, et appi tehtud, nii äge, ma tahaks juba näha. Katsusin kohe oma kõhtu ja tundsin seda bandaaži ja siis ma olin nagu, et ongi tehtud või nii lahe. Ja siis, kui ma juba nii-öelda selgem olin, siis õed käisid hästi palju mu juures ja rääkimas ja see personal oli nii super, et ma ei tea, mul oli nii super kogemus lihtsalt, et mul ei ole ühtegi etteheidet mitte millelegi, ma olin kohe nii excited, kohe nii põnevil, tõmban bandaaži maha, ma tahan näha juba, aga ma sain aru, et muidugi ei tohi seda teha ja kui ma esimest korda nägin, siis kui bandaaž maha võeti, siis ma lihtsalt, et see ongi minu kõht. Et mis mõttes ma olengi täitsa lameda kõhuga, et isegi kui ma olin teismeline, mul ei olnud täiesti ilus nagu lame kõht, et mul oli ikka selline natukene siuke chubby või nii. Ja siis näed enda kõht täiesti mega super ilus ja Martin oli mulle öelnud ka, et teine päev pärast lõikust on see, kui sa näed, milline see lõputulemus on ja siis kui teine päev ma istusin ja nägin, et mul on ilus linea alba või see keskjoon jookseb nii super ilus ja mõtlesin, kas mul on võimalik six-pack ka saada lihtsalt ma teen natuke pärast varsti veel trenni peale ja mul ongi nagu nii super tulemus, et ma olin kohe müüdud. Mul ei olnud valusid ka 2 päeva, võtsin vist valuvaigist, et üldse oppipäeval ja järgmine päev veel. Ja ma arvan, et see oli see minu meeletu põnevus ja excitement, miks mul ei olnud valusid, et aju juba teadis, et toodame täiega serotoniini peale ja sul on hea olla. Ma olin kindlalt selle nagu endale ära mõelnud, et ma hakkan kohe kõndima. Et nii kui mulle anti luba, et sa võid püsti tõusta, ma sain palatisse, siis juba läksin esimesele 15-20 minutile jalutama. Olin seal küürus niimoodi natukene, ei olnud väga kiire turbosamm, aga see oli mul kindel, et ma hakkan kindlasti jalutama ja seda ma tegin ka. Ja mul ei tekkinud väga tursaid. Kindlasti nahahooldus, haavahooldus, et steriilsed vahendid hästi puhtalt. Mina puhastasin haava igapäevaselt, kogu aeg jälgisin, et oleks ilusti puhas ja korras ja tarbisin palju vett, valisin nagu tervislikku toitu. Olin lugenud ennem, et ananassimahl aitab põletikku nagu ennetada ja niimoodi, et ta on hea taastumiseks ja seda ja toidulisandeid kasutasin erinevaid ka, mis on naha taastumiseks head, nii et ma arvan, need on need nipid, et ole ise tähelepanelik, kui on mingi küsimusi, kohe kirjuta oma koordinaatorile, saad nagu iga kell praktiliselt vastuse, mille peale ma olin täiesti üllatunud, ma mõtlesin küll, et ma ei taha nagu pinda käia ja küsida, aga mul on hea meel, et ma küsisin ikkagi, kui mul tekkis küsimused, et ei pea minema võõraste käest küsima või Facebookist uurima, et tegelikult on sul oma inimene, kelle käest küsida ja sa saad kohe selle vastuse, et need on need põhinipid, ma arvan. Ma olen kogu aeg olnud enesekindel, aga nüüd see enesekindlus on meeletu ja see naiselikkuse tunne või see, et ma võin kanda ükskõik mida ja ma näen ikka hea välja, ma ei pea muretsema, et kas mul on kas miski katab mu kõhtu, et kuidas ta mingi nurga alt on mul jumala suvas, ma tean, et ma näen pomm välja ja just ma arvan, et see ongi see meeletu enesekindluse tõus ja õnnetunne sellega, et ma olen rahul. Ma olin ennem enda kehaga rahul, ma juba tegin rahu siis, kui ma sain selle kaalulanguse ja teadsin, et ma olen seda kõik ise saavutanud ja siis viimane kirst tordil oli see kõhuplastika sinna juurde, et siis ma arvan, et jah, see siuke sära endal, ma tunnen vähemalt, et ma säran, et ma tunnen, et mul nagu power on sees ja ma suudan kõike teha, et ma arvan, et see on see, mis ma on andnud. Ma arvan, et lugeda, mis see op on, mida sinuga tehakse. See ei ole kaalulangetusopp. Ma ei tea, mitu korda ma tahan seda veel rõhutada, et see ei ole see, et sa pead ise olema teinud selle eeltöö ära, et kirurg saab nii palju sulle teha, aga sa ise oled see tegelikult. Ja kui kahtled, tule konsultatsioonile, et konsultatsioonis sa saad kohe kõik need vastused ja
ja ei ole tegelikult kahelda. Kõik, kellega ma olen rääkinud praegu ise pärast oppi ka, on öelnud seda, et miks ma seda varem ei teinud. Et mina endal tean, miks ma ei teinud, sest ma ei olnud saavutanud seda kaalu, mis ma tahan. Ja kui ma olin selle saavutanud, siis oligi kohe siia. Et ma arvan, et ei tasu muretseda ja kahelda, vaid räägi arstiga. Arst ütleb kohe, kas see on näidustus või ei ole.